Aktiivne rahvas ammutab hiiepaikades tervist ja elujõudu. Meie maal leidub sügavalt tähenduslikke paiku, kus kohtuvad loodusvaimsus ja kultuur. Samuti pärand ja tänapäev. Need on muidugi looduslikud pühapaigad, kirjutab looduslike pühapaikade ja rahvakultuuri uurija, IT-maja sihtasutuse juhataja Ahto Kaasik. Trinokli toimetus palus kirjutada aastalõpu lehte loo looduslikest pühapaikadest. Sain ka soovituse tuua vastukaaluks keskkonnasüngele olukorrale esile pühapaikade helgemat poolt. Niisiis ei kirjuta ma sellest, et enamik kooliõpetajaid ei tea esivanemate pühapaikadest tuhkagi. Pühapaikade kaardistamine venib rahapuudusel teosammul ning Eesti ettevõtted pole seni soovinud pühapaikade kaardistamist ja kaitset toetada. Kindlasti ei kirjutama sellest, et viimase 17 aasta jooksul on ajaloolistes looduslikes pühapaikades lagedaks raiutud 841 hektarit ning see rüüstetöö käib hoogsalt edasi. Käesoleva loo toimetuses olemise ajal ilmus uudis, et Miila Hiiemäel toimunud lageraie. Kuid ehk peaksin kirjutama sellest, et pühapaikadest välja raiutud puit maksis vähemalt 14 miljonit eurot. See raha tegi ühiskonna kindlasti rikkamaks ja õnnelikumaks. Selle raha eest saaks kogu Eesti pühapaigad täies mahus mitu korda kaardistatud ja viidastatud. Aga kui lugeda uudiseid, et Imaverre ristmiku ümberehitus läheb maksma 20 miljonit, petised on tänavu inimeste kontodelt varastanud 23 miljonit ning Rail Baltica raudteesse tuleb igal aastal matta 500-600 miljonit. Siis tundub sadade hiiepaikade rüüstamisest saadud 14 miljonit piinlikult vähe. Kas rõõmustada vetsupaberi üle, mille lasime tunamullu potist alla? Isegi kui selle tegemiseks kasutati hiiepuid. Muidugi ei rõõmusta. Niisiis jätkem jõulujärgselt kõik halb selja taha ja keskendugem heale ja imelisele, mida põlised pühapaigad meile pakuvad. Jõulud on ju maarahva aastavahetuspüha, kus luuakse järgmise aasta õnn. Looduslikud pühapaigad on inimkonna vanimad kaitsealad. Need on meie ja teistegi põliste rahvaste viis hoida loodust ja kasutada selle väge kõikjal, kus inimene elab ja toimetab. Rahvapärimused teavad, et Hiis on olnud igal külal ja vähem pühapaik igal talul. Lisaks neile veel ristipuud, liu ja titekivid ja muud pühapaigad. Seda mööda, kuidas edeneb pühapaikade kaardistamine, saab selgemaks, et pühapaigad on meie loodusliku ja vaimse maastiku tuumalad. See pole üksnes pärand, vaid ka elav ja oluline osa meie kultuurist ja omapärast. Sajad põlised pühapaigad, hiied, pühad kivid, puud, lätted ja muu on tänagi elavas kasutuses. Seal käiakse lapsele nime panemas, abiellumas, tervendamas, jõudu kogumas, pühi pidamas ja veel paljusid muid päritud ja uusi tavasid ja tarkusi järgimas. See on meie rahvuslik loodus, kultuur, mida ei korraldata ja rahastata ülalt poolt, vaid mis elab ja võrsub rohujuure tasandil. See on meie elujõud. Kahjuks või õnneks toimub ka pühapaikade kaardistamine, tutvustamine ja seire suuresti ühiskondlikus korras. Tänavu kevadel käisin pildistamas lagedaks raiutud pühapaiku. Koostamisel oli raamatu Rüüstatud pühapaigad teine osa. Õhtul jõudsin Eesti lõunapiiri lähedal asuva tervendava Rootsioja äärde, mille kallastel on RMK teinud masendavaid lageraideid. Enne välitööle minekut olin üle vaadanud arhiiviteated ja märkasin, et seal kusagil on ka oja alguseks olev tervendav ja salapärase nimega Rootsi mõtsakunna Läte. Sellist nime kannab allikas põhikaardil alates 2022 aastast. Allika ajaloolised nimed on Rootsioja Läte ja Arsti Allik. See on üksindale paik. On vaid mäed, lageraielangid, metsateed ja veel raiumata metsatükid. Ei ühtegi inimest kilomeetrite ulatuses. Jõudes Lättele tabas mind üllatus. Sattusin ootamatult jusku teise aega ja ruumi. Siin raiumata metsas voolas kaldanõlva alt välja puhas allikas.
Puudel rippus tänutäheks seotud paelu ning allikasse oli kantud raske raidkivi. Kõigest oli näha, et siin käib palju allikast hoolivaid inimesi. Kuid ümbritsev loodus on jäetud rahule. Paiga ilu ja vägi ning siin käidud inimeste armastavate tegude jäljed jätsid sügava jälje. Istusin pingile, kuulasin veevulinat ja linnulaulu ning jälgisin, kuidas punetav päikeseketas vajub mäe taha. Tundsin rahu, tänulikkust ja meeleliigutust. See oli üks parimaid hetki sellel aastal. Rootsi oja Lättel olles tundsin selgesti, et meie maa ja rahvas toetub sellistele paikadele. Seal avaldub looduse püha, rikkumata ja tervendav vägi ning samas ka inimeste puhas ja sügav armastus oma maa suhtes. Ma pole ainus, kes nii tunneb. Läinud kuul Tartus toimunud Hiieväe tunnustamise sündmusel kuulutati Rootsi oja Lätte hoided aasta Hiie sõbraks. Seal öeldi palju olulisi sõnu, kuid kõige enam puudutasid ühe plikatirtsu, samuti Lätte hoidja sõnad. Mulle meeldib kuulata allika vulinat ja seal laulda. Lapsed ükskõik kui palju või vähe neid on meie tulevik. Kord olin minagi laps. Mu lapsepõlve kodule lähim bussipeatus oli Hiie. Peatuse kõrval elas Eerik Hiie, kuid kõik kutsusid teda Hiie Eeriks. Peatuski oli meie keeles Eie või Hiie. Eeri sõitis meist mitu korda päevas oma sääreväristajaga mööda ja käis vahel külas. Meie ise aga käisime tihtipeale Hiie bussipeatuses. Nii kõlas Hiie sõna meie kodus sageli. Väga võimalik, et Hiie oli ka üks esimesi sõnu, mida ise bussipeatuse sildilt lugema veerisin. Eeri oli veel elus, kui huvitusin juba Hiie paikadest. Enda pettumuseks sain teada, et Eeri perenimi on pärit mujalt ja Hiie bussipeatuse juures Hiie paika polegi. Selle artikli kirjutamise ajal vaatasin igaks juhuks genist Eeri sugupuud. Selgus, et enne teda oli Hiie nime kantud juba 6 põlve. Esimesena sai Hiie liignime 1746 sündinud Mart. Hiie nimi on pärit Lüganuse kihelkonna Soonurme külast, kus on olemas ka põline Hiie koht. Keegi pole kokku lugenud, kui palju on Eestis Hiie või muu pühapaiga nimega külasid, bussipeatuseid või peresid. Pühapaigale viitab bussipeatus on ka mu praeguse kodu lähedal Otepää vallas. Nii lähevad meie pere lapsed igal hommikul koolibussile Arula ema Lätte juurest ning sõidavad Pühajärve kooli. Pühajärve lõunaots jääb koolist poole kilomeetri kaugusele ja sealt algab omakorda väike Emajõgi, mille ajalooline nimi on Pühajõgi. Sel kevadel sõudsin noorema tütre klassiga Pühajärvel asuvale Sõõriksaarele, kus kõndisime vanade hiiepuude vahel. Kõnelesime pühapaikadest ja laulsime regilaule. Jah, ka selline Eesti on olemas. Pühapaiku leidub ka mu isa kodukohas. Saaremaal Pöide kihelkonna Kõiguste külas asub pärimuslik tervenduspaik Maahald ja Põõsas. Selle paiga pärimused köitsid mu tähelepanu juba aastakümnete eest. Erinevad tõbesid, eeskätt nahahaigusi ravides, viidi sinna haige koha pesuvesi. Viiaks võis olla haige ise, kuid vahel kasutati selleks Kopli-Mari nimelise külatarga abi. Asi läks minu jaoks isiklikuks siis, kui leidsin Eesti Rahva Muuseumist oma tädi Helga vana koolitöö, milles on Maahald ja Põõsast juttu. Tänavu suvel Saaremaal toimunud välitöödel õnnestus see küla taga metsaservas asuv paik lõpuks üles leida. Suures Arapuu Põõsa sees laiutas 3 meetri laiune tühimik. Märk sellest, et Põõsas on samas kohas kasvanud juba sajandeid. Maapinnal kõdu sees paistis sõjaeelseid ja nõukogude aegseid pudeleid ja purke ning üks katelokk. Saaremaale ja Lääne-Eestile omaselt jäeti ravipaika ka nõu, millega ravimisel kasutatud vesi sinna viidi. Kuid Põõsas oli ka 2 uuemat plastist pudelit. Abiotsijad on seal käinud veel üsna hiljuti. Sama uurimisretke käigus õnnestus üles leida rahva pärimustest tuntud Randvere Hiie koht,
kus käidud vanasti Jumalat palumas. Olin tõsiselt üllatunud, kui sain aru, et see asub mu isa sünnikodust vaid 300 meetri kaugusel. Seal lähikonnas asus arhiiviteadete järgi veel liukivi, mida poisikesed mu isa lapsepõlves usinalt kasutasid. Juurdlen siiani, kas veerand sajandi ees surnud isa kõneles mulle neist paigust, kui olin veel laps, kuid küsida pole enam kelleltki. Hiljaks jäämise mõrkjas tunne on pärandi kogumisel tavaline. Teisalt on veel elus olevate vanainimeste kuulamiseks parim päev täna. Alati vaid täna. Nii tulevad ka õnnestumised ja sa kogud enda päritolu ja olemuse kohta kullaterasid, mille väärtus ajas vaid kasvab. Kui mu poeg Laas oli saamas aastaseks, hakkas naise vanaema meile peale käima, et nüüd tuleb minna kuninga kivile. Õnneks oli ta järjekindel ja varsti võtsimegi retke ette. Nagu hiljem selgus, jäi see meie ainsaks ühiseks kuningakivi külastuseks. 2011. aasta sombusel hilissügisel sõitsime vanaema Aime kodukohta Võrumaa Kääpa külas. Kõndisime jupp maad mööda metsateed, kuni jõudsime kuuse all amava laia madala kivini. Vanaema tervitas ja patsutas kuningakivi rõõmsalt, nagu oli näinud seda tegevat vanainimesi pühadel kividel mujalgi. Aime oli käinud selle kivi juures lapsest peale ning toonud talle ikka külakosti. Piisas mõnest marjast, pähklist, leivatükist või mündist, et täita tava ja luua hea tunne. Nii ka seekord olid tal kivi jaoks kotis annid. Võib öelda, et Aime armastas seda pühapaika põlisrahvale omasel moel. Ja nüüd sai esivanematelt päritud teadmine paiga pühadusest ning seal käimise ja seal olemise viis järjepidevalt edasi antud lapsele. Mõeldes tookordse käigu tähendusele, tõusevad kogetud väesidemest seljale külmavärinud. Mul on olnud õnne vestelda pühapaikadest ja käia seal koos paljude vanainimestega. Sarnaste kohtumiste seas meenub kohe üks Tartumaa memm. 10 aasta eest astusin Kambja vallas tavalisse Tarre, et küsida lähedal asuva Lalli hiie kohta. Vana perenaine oli haigevoodis ja nähes tema põdurust oleksin peaaegu lahkunud. Õnneks siiski jäin. Põdur ja surijat meenutav vanainimene hakkas aegamisi meenutama elu jooksul nähtud, kuuldut ja kogetut. Kui ta jõudis Hiiemäel toimunud piduõhtuteni, loetles seal mänginud pillimehi, kirjeldas suuri lõkkeid ja kõneles, et sai seal tantsides tuttavaks oma mehega, oli toimunud imeline muutus. Minu ees istus seesama memm, kuid ta nägu säras ja kiirgas noorena nagu ilmselt neil imelistel hiietantsudel paljude aastakümnete eest. Kümnetes hiites tehti jaanituld ja peeti piduõhtuid veel peale teist maailmasõda. Kohati tehakse seda ka praegu. Osad meist pole pühapaiku kunagi unustanud ja mõned on nendega seotud mälestused kirjagi pannud. Jaan Kross jutustab oma mälestusraamatus Kallika aasteelised sellest, kuidas vanaema käis titeeas tütre silmi ravimas. See toimus Kose kihelkonna piiril Tuhala taga asuval silmaallikal. Teekond võeti ette viimases hädas, kui miski muu polnud aidanud. Ta kõndinud öö läbi laps kätel ning jõudnud päikesetõusu ajal allikale. Seal kraapinud ta sõlelt vette hõbevalgelt pesnud lapse silmi ning palunud abi taevaselt kui maajumalat. Lapse silmad saanud terveks ja ta nägemine olnud eaga vanemas eas. Teekond algas Ravila mõisast ning kulges tõenäoliselt Kose ja Hageri kihelkonna piiril asuva Tammiku silmaallika juurde. Linnulennult on sinna 16 kilomeetrit ning toonaseid teid mööda ligi 19 kilomeetrit. Kui te olete last kätel kandnud, siis teate, kui ruttu saabub väsimus. Kuid kõndida niimoodi 20 kilomeetrit läbi öö, see pidi olema meeletu pingutus. Mida teeksite teie oma lapse tervise nimel või selleks, et last saada? Tervise Arengu Instituudi andmetel sündis 2024 Eestis 645 kunstlikult viljastatud last, mis moodustas elus sündidest
6,8%. 10 aastaga on see näitaja pea kahekordistunud. Viljatuse ravi on kehaliselt ja vaimselt raske, kuid paljude jaoks muud võimalust pole. Või ehk siiski on. See teema oli tuttav ka esivanematele. Üle Eesti leidub kive, millel naised on käinud viljatuse puhul liugu laskmas või istumas. Harjumaal on selle eesmärgil kividel liugu lasknud mehedki. Seda on tehtud salaja, kuid omajagu lugusid on jõudnud siiski meieni. Liukivid on olnud lastepäevaseks mängumaaks, kuid vajadusele on sinna suundunud ka täiskasvanud. Aeg-ajalt jõuavad minuni teated, et ka nüüd on keegi saanud liukivilt abi ja kauaoodatud laps on näinud ilmavalgust. Vahel kõnelevad naised oma eduloost avalikult, et pakkuda tuge saatuse kaaslastele. Hiljuti jagas oma südamepõhjani liigutavat lugu Eti Mikita. Kuigi ta harrastas tervislikke eluviise ja tegeles joogaga, ei õnnestunud neil mehega last saada. Uuringud näitasid, et asi on naises ning algas pikk kurnav ja korduvaid pettumusi pakkuv meditsiiniline teekond. Eti uskus teadusse ja arstidesse, usub siiani. Eestis on maailmatasemel arstid ja paljud pered saavad viljatuse korral abi. Eti tegi kõik, mis vaja, kuid sellest ei piisanud. Lõpuks tunnistati tema võimalus last saada väiksemaks kui 1%. Senine teekond oli jõudnud ummikusse. Ta hakkas käima hiites ja liukividel, et saada ühendust esivanemate ja maaemaga. See tipnes eelmise aasta suvise pööripäeva paiku, kui ta käis Salla liukivil ja Tülivere tamme juures, kus järgiti esivanemate tarkusi ja tehti pühi taigasid. Eti meenutab. Lasime liugu ja korraga hakkasid kõik mun naised üksteise järel ütlema, et no tema enam lapsi ei taha, aga laseb minu heaks selle lapse lendu. Üksteise järel minu lähimad naised, kellega ma olen ikka mitmeid puudasid igasugu asju söönud, lisaks soolale. Kõik olid oma liud ära teinud ja tegime veel nii-öelda lõbuliuge. Kann oli ju nii tuline, et vahet polnud. Korraga hakkasid kivi kohale kogunema toonekured. Tundsime, et mis iganes, aga need 3 toonekurge kivi kohal tiirutamas väikeses ringis, see küll päris igapäevane pole. Hämmingus teadlane minus jäi vait ja käis klõnks. Vau! Ja midagi jäi sellest hetkest kuidagi seisma. Energiana õhku nagu mingi pesunöör. Mõned kuud hiljem jäi Eti last ootama ja tänavu suvel sündis väga-väga oodatud plikatirts, kes sai nimeks Õbe. Kokku said unistus, vaimsus ja teadus ja see sobis. Ma ei oska seda muud moodi seletada, sest meie mõlema DNA sellel väikesel imel on. Ja ime ta kindlasti on. Mitte uskumatu, vaid täiesti kindlasti usutav ja valmis unistatud ime, lisas Eti. Jääb vaid soovida, et selliseid imesid juhtuks rohkem. Omalt poolt annan parima, et meie liukivid ja teised pühapaigad saaksid ja jääksid kaardile ning meie inimesed teaksid, kuidas neid kasutada ja hoida. Ahto Kaasik.